Tere, minu nimi on Sergei, mina olen ajalooõpetaja. Selles videos ma seletan erinevusi katoliikluse, õigeusu ja protestantismi vahel. Oma jutus toetun nendele laual olevatele religioossetele esemetele. Muidugi kuuluvad kõik ülalmainitud harud ristiusku, tunnistades samu põhiprintsiipe. Usku ainsasse Jumalasse, kolmainsusse, Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim ning kogu inimkonna lunastamisse tänu Jeesus Kristuse eneseohverdamisele. Samas on ka olulised erinevused, mille on tinginud ajaloolised arengud. 4. sajandil jagunes Rooma impeerium kahte ossa, Lääne-Rooma keisririiki ja Ida-Rooma keisririiki. Idariiki hakati nimetama Büzantsiks pärast Rooma linna lõplikku vallutamist germaanlaste poolt 5. sajandil. Impeeriumi jagunemisega eristus kaks kristlikku kooslust, läänekristlus ehk katoliiklus ja idakristlus ehk õigeusk või ortodoksia. Nende vahelisi erinevusi on kohe näha kunstivaldkonnas. Idakirikus on eriti auväärsel kohal ikoonid, mille autorid on olnud märksa vähem vastuvõtlikud uuendustele võrreldes lääne kunstnikega. Tänapäevastes ikoonides on selgelt säilinud Büzantsist pärit Kristuse ja Jumala ema kujutamise viis. Nende näoilme on rangem. Nad omavad katoliiklusest sagenemini valitseja atribuute. Figuurid on kujutatud kahedimensioonilistena ja süžee on ümber pööratud perspektiivis. Teisisõnu on lähemal asuv väiksem ja kaugemal asuv suurem. Selliste võtete eesmärk on näidata usklikule Jumala suurust ja Jumala kuuluvust vaimsesse teispoolsusesse. Läänekristlik kujutamisviis on realistlikum, kasutades lineaarperspektiivi, kaugem on väiksem ja lähedasem on suurem ning tõetruid värve. Selline realistlikkus viitab Vana-Rooma kunstile, nagu ka Jeesuse visualiseerimine kolmemõõtmelisena, muuhulgas ka skulptuuri vormis. Ortodoksetes kirikuhoonetes Jeesuse skulptuure ei kohta. Õigeusu rõhk Jumala suurejoonelisusele erineb katoliku püüdlusest näitlikustada Jeesuse kannatusi, näiteks läbi okaskrooni ja põleva südame sümboli. Kannatuse teema kajastub ka ettekujutluses puhastustulest, milles kannatamine on katoliku kiriku õpetuse järgi tingimuseks paljudele hingedele paradiisi astumiseks. Idakristluses ettekujutlus puhastustulest puudub. Kuigi õigeusu ikoonidel võib Jumala ema omada autoriteetsemat ilmet, on Neitsi Maarjal eriline koht just Rooma katoliku kirikus. Tulles aga tagasi Rooma keisririigi jagunemise juurde, tuleb märkida, et usulõhed aga tingisid erinevad arusaamad kristluse mõttest. Ühes raamatus katoliku kiriku kohta olen kohanud järgmist eristust. Lähtuvalt Rooma kui pikaaegse võimukeskuse traditsioonist nägi impeeriumi lääne osa ristiusus programmi sotsiaalse ja poliitilise korralduse loomiseks maa peal, mis aitab jõuda paradiisi. Rooma sõjaväestruktuur ja bürokraatia oli eeskujuks ka katoliku vaimulike hierarhiale, kus paavst ülima autoriteedina etendab keskvõimu. Katoliiklased põhjendavad paavsti staatust kõigi kristlaste liidrina sellega, et Rooma piiskopide ehk paavstide järjepidev vahetumine ulatub Roomas tegutsenud apostel Peetruseni. Peetrus oli Kristuse üks lähimaid jüngreid. Ortodoksia eitab antud ettekujutlust. Idakristlased käsitlesid Vana-Kreeka filosoofia mõjul oma usku eelkõige Jumala tunnetamise võimaluse ning isikliku moraalse arengu teena. Kui katoliiklased rõhutasid kollektiivset organiseerimist, nägid õigeusklikud individuaalset teekonda Jumala poole. Ortodoksias puudub kõiki usklikke hõlmav keskvõim. Selle asemel kehtib palju rahvuskirikuid eesotsas eraldi juhtide ehk patriarhidega. Kultuuriline erinevus katoliikluse ja õigeusu vahel ilmneb ka keeles. Lääne kujutistes on kasutusel ladina tähestik ja idakristlikes eelkõige kreeka või selle põhjal välja kujunenud kirillitsa. Nõnda näeme selle ortodoksse ristilöömise peal sõna nika, mis tähendab võitu kreeka keeles. See sõna assotsieerub võib-olla eelkõige võidujumalannaga antiikmütoloogiast. Sõbrad, ma olen teinud eraldi video antiikjumalate kohta, täpsemalt selle kohta, kuidas viitavad neile jumalustele erinevad esemed igapäevaelust. Palun vaadake see video pärast käesoleva video vaatamist. Kõige äratuntavam õigeusu sümbol on õigeusu rist diagonaalse alumise ristpalgaga. Kristluse järgi üks kurjategijatest, kes oli Jeesuse kõrval risti löödud, võttis enne surma ristiusu vastu ja oli peale surma paradiisi võetud
just tema suunas on diagonaalpalga vasakpoolne ots ülespoole kallutatud. Saab täheldada, et oma truuduses Bütsansi aegsele ikoonide maalimisele ilmneb õigeusu taotlus jälgida, hoida esialgseid kristlikke traditsioone. See kajastub ka näiteks habeme kandmise kohustuses vaimulike seas. Juba Vanas Testamendis on see nõutud judaismi preestritelt. Peale 11. sajandil ametlikult kinnitatud lõhed ortodokssuse ja katoliikluse vahel toimus veel üks silmapaistev kirikulõhe 16. sajandil lääne kristluses. Selleks ajaks levis eurooplaste seas rahulolematus Rooma katoliku kiriku väidetavate pahedega. Vaimulike ainuõigus piiblit tõlgendada, mida pidi lugema ainult ladina keeles. Rikkuse koondumine kiriku kätte ja kohustus tunnistada paavsti vaieldamatut autoriteeti. 1517. aastal astuski saksa teoloog Martin Luther välja kiriku reformimise programmiga, initsieerides nõnda reformatsiooni. Katoliku kirik ei allunud Lutheri nõudmistele, mistõttu killunesid tema toetajad katoliku kirikust ära ja moodustasid enda luterliku kiriku. Eestisse jõudis luterlus juba 1520. aastatel. Luteri ning anglikaani kirikute kõrval kerkisid esile muud radikaalsemad grupid. Neid kõiki kokku aga peetakse protestantideks, kuna nad kõik protestisid paavsti võimu vastu. Protestandid nägid paavstist tavalist usklikku, hoidusid rikkalikest kirikuhoone kaunistustest, tühistasid selget piiri vaimulikkonna ja tavausklike vahel ning sellest lähtuvalt innustasid kõiki lugema piiblit emakeeles. Selle sümboli nimetus on Lutheri roos ja see rõhutab inimese usku kui pääsemise tingimust. Ehk siis just nimelt usku, mitte niivõrd näiteks allumist paavsti autoriteedile, mida siis luterlus, protestantism laiemalt eitab. Täheldaks ka seda, et protestantism suuresti hoidub palvehelmete kasutamisest, mis on levinud nii katoliikluses kui ka õigeusus. Nüüd peale neid erinevusi on ka teisi, nagu ka muid kristlikke kirikuid ja vooli. Kui teile meeldis see video, palun pange like, palun vaadake minu videot siin samal kanalil muudes keeltes. Aitäh vaatamast!